veeta niimoodi vaba päeva on iseenesest päris mõnus. Süüa kaneelirulle ja olla niisama. Tahaksin veel kaneelirulli. Tere! Ma otsustasin, ma hakkan nüüd vlogima. Ma olen viimasel ajal hästi palju mõelnud sellele, kuidas elu läheb nii kiiresti, nagu ma olen 26. Käes on aasta 2026. Ongi, et sa teed elus nagu nii palju erinevaid asju, elad erinevates riikides, kohtades, linnades, teed erinevaid töid, koged erinevaid asju, õpid erinevaid asju. Siis nagu tahes-tahtmata mingi hetk need asjad hakkavad meelest minema või omavahel sassi minema. Ja ma tundsingi, et ma tahaks nagu luua sellise mingisuguse ajakapsli, millesse ma saan kas 10 või 20 või 50 aasta pärast tagasi tulla ja saada nagu tagasi jälle killukese sellest praegusest ajaperioodist. Eriti muidugi siin praegu Aussis, kus elu on nii eripalgeline, sa iga 2 kuu tagant muudad oma elu täiesti drastiliselt. Ehk siis ma loodangi, et kunagi, kui ma olen näiteks 63, mul on võimalus vaadata seda videot tagasi ja olla mingi girl, you were living. Detsembri võtmesõnad. Käisin täiega palju tööl. Ma olen barista kohvikus ja detsember on siin nagu top holiday season. Lastel on koolivaheajad, inimesed puhkavad, turistid tulevad siia, nii et tööl oli crazy. Detsembris võtsime sõpradega ette ühe ägeda challenge'i. Me tahtsime iga päev käia ühe korra ookeanis ujumas, kuna me elame reaalselt ookeanist üle tee. Ja ma tundsin, et ma olen hakanud seda juba nii iseenesestmõistetavana võtma. Ma olin muutunud nii laisaks, ma käisin mingi 2 korda nädalas võib-olla ujumas ja ma olin mingi okei, see peab lõppema. Et vahet pole, et isegi kui sul oli nagu maailma kõige nõmedam päev, kui sa olid väsinud, kui sul oli paha töö, mida iganes, sa läksid õhtul päikeseloojanguga ujuma ja no mitte miski muu ei lugenud enam kui see, et fucking mõnus on. Aga 1. detsember algas sellega, et Martin viis mind ühte Itaalia restorani sööma. Selleks oli eriline põhjus ka, nimelt novembris tegime me vegan challenge'i. Muidu oleme taimetoitlased, on ju. Ja mitte miski ei hiti paremini kui üks korralik margarita pitsa peale seda, kui sa pole 6 aega juustu söönud. Me nautisime pitsat, väikest drinki, võtsime tiramisut, see oli tõesti väga-väga mõnus õhtu. Ja paar päeva peale seda jõudis kätte üks asi, mida ma nii väga ootasin, ehk siis mu pere saatis mulle Eestist jõuludeks pakki. Appi! Turra, see kõik mu lemmikud asjad. Okei, ma teen hooli. Ma teen hooli, sest et mina tahaks seda hooli näha. Broileri maitsaine, pelmeenidega või noh, mingite vareenikutega. Top. Kama jahu. Teekond, mu lemmik. Some bread. Ma olen siin ostnud nagu mingi rukkijahu, sourdough, something. It's not bread. Ja ma olen väga elevil, et neid näksida mingi hummusega, küüslaugu võiga. Another one. Paar lihtsalt annekest. Love it. Klassikaline piimasšokolaad ja Okei. Kui te teate, mis need on, respekt, aga kes ei tea, need on Pihlaka kohviku karupead. Ma olen neid söönud nagu sellest asjad, kui ma olin mingi 2. Ja need on sellest asjad mu täielikult lemmikud, need on sellised mõmmi peakujuga küpsised ja need on suva, ma ei tee täna õhtusööki, ma söön lihtsalt neid. Ja siis siin on mingeid kirjakesi, ma teen need äkki privaatselt lahti. Igaks juhuks. Ma teen need. Mulle on pandud kuivatatud kukeseeni. Ma pean küsima täpsustavaid küsimusi. Ja siis 2 viimast asja, mis ma tellisin omale ise ja palun pange pakki Not Your Avege'i jõulukohv. Ma töötasin seal kunagi. See on forever olnud mu lemmik jõulukohv, sest see ei ole väga jõulune tegelikult. Ja siis veel 2 nunnut minikalevit, kui nunnu. Issand, kui tore. Korduv kasutatavad toiduküla asendajad mesilasvahast. Ja väike jõulukaar.
Okei, ma ei tea, miks ma nagu pisartama hakkasin praegu. Okei, I'm fine. Sest nagu nii tore on saada kodust pakki ja nagu näha mingi ema käekirja siin ja õe käekirja nagu kaardi peal ja siis nagu kõiki neid asju nagu fucking karu peas. Okei. Ja ma hakkan niimoodi mantsima. Okei, ja see pakk oli nii cute. 6 aega hiljem meil on ikka veel väga paljud asjad alles, sest ma olen otsustanud seda head kraami nagu võimalikult pikaks ajaks jätta. Et mul oleks kogu aeg võimalus võtta kas väike topsküpsis või väike kirjukoer, reaalselt kirjukoer, best candy ever. Nagu vaieldamatult lemmik Kalevikom, lemmik maiustus, lemmik nagu lemmik, period. Ja detsembris mul oli endal hästi suur südamesoov teha võib-olla selliseid väikeseid daytrippe ka Gold Coasti linnast välja. Et kui septembris, oktoobris, novembris, kui me siin elasime ja sisse elasime ja nagu tööga harjusin, siis me ei jõudnudki kuidagi ausalt öeldes siit kodupiirkonnast välja. Ega ka väga ei tahtnud, sest olgem ausad, siin on nagu väga-väga mõnus kogu see rannasurfi elu. Aga ikkagi hakkas nagu kibelema see, et fuck, et siin on nagu nii palju rahvusparke, teisi linnu, teisi kohakesi ümber, et ma tahan neid kõiki näha. Nii et ühel vabal päeval me läksimegi mingi 30 minuti kaugusele kodust ja veetsime päeva sellises ülimõnusas, kuidas ma seda seletan, nagu mingi väikses sellises looduspargis, kus olid nagu kosed, väike jõgi, puud, selline nagu varjuline mõnus jahe koht ja see oli tõesti nii mõnus. Vahel ma unustan, et täiskasvanuna sa võid teha reaalselt, mida sa tahad. Nii et me ossimegi 2 pakki piima, 2 pakki krõbinaid, võtsime kausid kaasa ja lihtsalt sõin reaalselt vee sees ja ma olin mingi nagu mida sa veel tahta võid. Ei huvita peened restoranid, mind ei huvita, ma ei tea, mis asjad on ju. Lihtsalt anna mulle krõbinad, loodus, paljajalu olek ja ma olen õnnelik. Ja kuu üks highlight oli kindlasti see, kui ühel kolmapäeval meil oli juba ammu kokku lepitud, et me lähme Kaisa ja Mareku juurde õhtusöögile. Teeme nachosid, lähme nende katuse terrassile, vaatame loojangut ja niisama jutustame, sööme õhtust, on ju. Jõuame kohale. Oh my god. Kaisa ja Marek on kihlunud ja me oleme järsku sattunud nende üllatuskihluspeole. Sain kõik, mis ma tahtsin. Papissid ka või? Ma ei tea, miks. No ikka ju papissid. See on kattitud video, aga see on hea. Või siuke, et ta on veits siuke nagu underground. See oli kuidagi nagu nii sürr hetk, sest et I'm just a kid, et mis mõttes ma olen nagu kihluspeol. Just nagu see, et tegelikult Kaisa ja Marekuga me saime sõbraks alles 2 kuud tagasi. Me ei teadnud üksteist enne Gold Coastile kolimist absoluutselt. Nii et olla nagu osa millestki nii suurest nende elus ja see, et nad tahtsid seda koos meiega tähistada ja meiega koos jagada, see oli nagu hästi-hästi eriline ja kindlasti üks väga suur core memory ka minu jaoks. Lihtsalt nii ilus on näha, kuidas 2 nii nagu andekat ja toredat noort inimest on nii õnnelikud. Nii, see on siis chocolate kokonat. Ma pean ütlema, et kõik on suures osas sama maitsi. On ju? Paneme siia peale selle oga. Me tulime lõpuks ometi tagasi kämpima. Meie viimasest kämpimisest on möödas mingi 4 kuud ja ma olin unustanud, kui väga ma igatsesin lihtsalt looduses olemist, telgis magamist, autoköögis mingite matkatoitude tegemist. Lihtsalt istud siin oma kohvitassiga, loed raamatut, kuulad neid linnukesi nagu. Ma ei taha üldse koju tagasi minna, ma ei taha tööle minna, ma ei taha seda ookeani näha, ma tahaks lihtsalt jääda siia metsa, kus on vaikus, rahu, siin on nii mõnus temperatuur, sest asub suht kõrgel, on ju. Bliss, nii mõnus. Aga jaa, eile võtsime suht vabalt, käisime, vaatasime paari viewpointi, käisime kohvikus teed joomas, lugesime raamatut. Siis tulimegi enda siia laagriplatsi, tegin pastat õhtuks mingeid spinatiravioole. Siis tegin värske piparmand ingverit teed, sõime piparkooke, lugesime raamatut. Siis ma magasin 9 tundi. 9, saate aru. Ärkasin linnulaulu peale. Nüüd sõime pannkooke. Istume veel siin natuke ja siis
lähme ikkagi linna tagasi. Aga reaalselt, kui teil on võimalus minna kas või korraks loodusesse, nagu täiesti teisi keskkondi lülitada ennast välja, it's so worth it, isegi kui see on ainult paariks tunniks. Veel parem, kui saab ööseks jääda. Aga elavaid kindlasti tahaks nüüd tihemini tulla. Ja sellega kuu väljasõidud ei lõppenud, sest me läksime veel Byronisse ka üheks päevaks. Byron Bay on meist mingit vähem kui tunni aja kaugusel ja ma ei tea, kuidas meil võttis 3 kuud aega, et sinna minna. Nii et me tegime ühe korraliku rannaka. Me surfasime, päevitasime, lugesime. Tegime kodus kaasa mingi mune, mingid näkileivad, hummust, porgandit ja nagu see on minu perfektne päev. Nagu see minu jaoks ongi the essence of Gold Coast, et sa veedad aega õues, sa sööd lihtsaid toite, sa kulged, sa oled aktiivne, näiteks surfad, jalutad, käid kuskil matkadel, sõidad ringi. Et see elustiil on siin nagu tõesti väga-väga äge minu arust. Detsembris ma mõtlesin, et ma teen endale nii palju mõnusaid vaikseid õhtuid, kus ma lihtsalt loen raamatuid, loen mingi 5 raamatut läbi ja saan enda 2025 lugemise eesmärgi täidetud, mida ei saanud. Siis siiski, ma väga nautisin raamatut It Didn't Start With You. See on täpselt selline raamat, mida nagu õhtul ei taha voodis lugeda, sest see on ikkagi päris raske, päris sügav, informatiivne. Iga kord, kui ma loen kas või 3 lehte, mul klikib mingi täiesti uus asi enda kohta ära, ehk siis ma väga soovitan seda. Tänu Helenile võtsin kätte The Thursday Murder Clubi seeria, mis lemmik. Nagu, kas sa tead seda tunnet, kui sul on käes nii hea raamat, et sa nagu natuke ei taha seda lugeda, sest sa ei taha, et see läbi saaks. Nii et detsembri mingi viimase nädala ma väga nautisin selle lugemist. Ma olen kuskil poole peal ja sellest tuli just ju Netflixi film ka. Ehk siis mul on väga elevil, et esiteks see läbi lugeda, teiseks filmi vaadata ja siis kõik teised osad ka ette võtta. Ja siis saigi vaikselt alguse jõuluperiood. See oli meil Martiniga mõlemal esimene kord elus veeta jõulud kodust eemal, veeta jõulud kuumas kliimas. Meil käisid iga päev päkapikud. Ma tegin ise meile Martiniga sellise advendikalendri, kust me siis iga päev võtsime mõlemad ühe kotikese. Enamasti sinna sisse olid ära jagatud nagu mingid Eesti maiustused, kas mingi 2 kasekest või mingisugune topsiküpsiste pakk. Aga panin nagu mingeid aussikraami ka vahele, näiteks mingeid terviseshotte või mingeid batoonikesi või mingeid joogikesi. Iga päev sai kotist midagi võtta. See oli väga-väga tore. Ja üks mul lemmikasju detsembri juures oli see, kui Kaisa kutsus mind enda juurde maalima. Jah, me saime ühel neljapäeva hommikul mingi kell 10 kokku, jõime kombutšat ja maalisime jõulukaarte vesivärvidega. Kes tahab, tule lihtsalt olema raamatuga, lihtsalt terve päev oledki seal. Ja siis ma loen raamatut, on ju. Ma kuulan seda pulinat, siis need poisid mängivad nagu mingi rahulikku lihtsalt meloodiat, vaata vahel. Nad oma peaga ei tasu mõelda, nagu läheb täiesti. Enne kas ka ringi teha. Mida me teeme ja siis mis toimub? Nagu see on nendest teha. Ma arvan, ma olin seal nagu mingi 5 tundi ja see ongi nii äge, kuidas ka täiskasvanuna tegelikult sul on võimalik leida enda ümber väga-väga häid inimesi, leida uusi sõpru ja tunda selles sõprussuhtes. End üldse mitte nagu uuena, vaid et just kui sa oleksid seda inimest teadnud mingi 5 aastat, 10 aastat, et see on nagu hästi-hästi äge, aga samas sa õpid selle inimese kohta iga päev midagi uut, sest et te alles tutvusite. See on kindlasti sõprus, mille üle ma olen üldse sellel aastal nagu hästi-hästi tänulik. See on asi, mida ma olen ka hästi pikalt kuidagi nagu proovinud enda ellu kutsuda. Rohkem selliseid uusi tutvusi, inimesi, kes võib-olla elavad minuga nagu sarnast elustiili. Ja siis olidki märkamatult jõulud käes. Väga nõus, et kõige parem hetk peale pidusid või jõul on see, kui saab hommikul võtta torti ja kohvi ja see on see hommikusöök. Aga jõulud on läbi. Minu arust oli väga tore. Jõulud ei ole kunagi läbi. Mina jätkaksin jõule jaanuaris. Pidustused on läbi. Arvas, et tuleb mingi täiega suur koduigatsus või midagi, aga Ei olnud jäägi. Pomo ka ei olnud, sest ma tegin ise Napoleoni nagu ainus asi, mis jõuludel vaja on. Teisipäeval oli majakaaslastega siin samas õhtusöök. Väga tore oli. Ja. See oli meil esimene selline korralik nagu sit down
get together ja tõesti tegime kõik ise midagi süüa, lihtsalt söime ja istusime. Siis kolmapäev, kui oli 24, ma ei teinud vist väga midagi või. Sest mul oli pikk tööpäev. Väga ei teinud, jah. Šokolaad sõime vist õhtul. Siis neljapäev on nagu Mis šokolaad? Ma ei tea, kindlasti ma istusin. Neljapäev 25 on siin nagu põhipäev, kus kõik jõule veedavad, siis oli riigipüha, mul polnud töö. Wow. Ja siis me suht pühitsesime siin, käisime jooksmas ja rannas, vaatasime, kuidas rahvas tähistab. Siin on nagu ülinaljakas see, et mingi kell 7 hommikul kõik on oma telkide ja grillide ja gaasiballoonide ja asjadega õues ja lihtsalt terve päeva söövad, joovad, on rannas. Et nagu kui Eestis on see, et kõik on oma kodudes peidus, siis siin on see, et jõule veedetakse kuidagi nagu rahva seas. Ja siis käisime õhtul riigi ääres maalimas ja piparkooke söömas. See kõlab toredamalt, kui see tegelikult oli, sest nagu tuuli eetsemine. Aga tore oli ikka. Ja siis eile ehk reedel 26. oli meie põhiline jõulupäev, sest siis me läksime Kaisa ja Mareka juurde jõuluõhtusöögile. Esimene siin nice foto. Tegelikult. Nice foto. Ma olen mingi sellise pildi, vaat see on suht udune, et me sureme vastu kõik. Ma pole kunagi näinud ümmargust Napoleoni kooki, nagu me täna teeme. Sama verikäkkide leivus. Verikäkk on vist mingi nagu veits töödeldum ja mingi, või ei ole? Ma ei tea. See on väga soomane. Nagu minu jaoks on päevast aastat see. Kas te olete näinud midagi kaunimat? Võtaksid kõige rohkem mulle vist ära veel salati ja koogi pärast. Veerost on nii huvitav alati näha, nagu kes millest esimese onsu võtab. Hästi, Marte. Nii, pildile pilt käib seal minu telefonist. Juba käib või? Ma mõtlesin valet telefoni. uuesti. That's so cute. Me oleme ideaalsed. Perfect. Let's go. Uni silmist pühitud. Pange kohv tulele. Ma teen väikse montaaži, elu esimene Napoleon ikkagi. Ja see on perfektne. See on täiesti perfektne. Ja nüüd ongi viimane tükk või viimane karp Napoleoni põska. Terve kook, see ei ole ikkagi nagu väike karp, see on nagu väga suur. Teistega, okei, võib-olla. Üks. Viimane Napoleon põska ja siis minu poolest võivad pühad läbi saada. Ei jaga. Ja ma ei tea, kuulge, ongi vist nagu kõik. Detsember oli ühest küljest hästi-hästi pikk, teisest küljest on crazy, et me oleme juba uues aastas nagu võrratu. Okei, see oli väga südanttäitev, väga soe, väga selline mõnus ja mõnes mõttes ka rahulik kuu, et ma tundsin esimest korda Gold Coastile kolimisest saati. Me kolisime siia septembri lõpus, on ju. Ma tundsin kuidagi, et ma olen sisse elanud tööellu, ma tunnen end mugavalt oma kodus, kõik mingid rutiinid, kohad, asjad on kuidagi nagu hubased, et ei olnud nagu et puudus see pidev kuidagi kohanemine või uute asjade otsimine, leidmine, nagu mingite asjade organiseerimine, et kõik oli nagu flows ja ma tundsin, et ma sain hästi lihtsalt hetkes olla, nautida vabu päevi, nautida õhtuti sõpradega, proovida tekitada seda mingit pühade meeleolu. Ilusat uut aastat, ma loodan, et 2026 tuleb fire ja aitäh, kui sa vaatasid, aga aitäh eelkõige iseendale, et ma terve kuu filmisin ja ma nüüd istun ja selle asja siin nagu ära seletasin ja nüüd ma hakkan editima ka veel, ehk siis A for effort ja näeme jaanuari lõpus, see on lubadus. Ja ma lihtsalt loodan, et see asi läks hästi, sest et muidu see on lihtsalt nii palju tühja tööd nagu mitte millegi nimel. Davai ka!